no kallid, kuidas on? Suvekool käib, jah? Jah. Ahah, mis te siis täna teemaks on võetud, palun? Esimene ülesanne oli telgi püstitamine. Nii, ja mis võiks olla telgi püstitamise selline inglikooli ülesanne, mida ei ole otse öeldud, aga mida te mõistate, kui te tegema hakkate? Koostöötreening ja häälestumine. Nii, aga siin oli veel üks väga oluline asi, millest te alustasite. Juhendi lugemisest. Vaat, iga ülesanne hakkab juhendi lugemisest. Nii et ega tegelikult maises plaanis ja inglikooli plaanis, mis järgib müsteeriumi ala, et ega see nagu väga palju suurt erinevust ei ole. Me tabasime isegi seda, et oli selline mõte, mida me ise arvasime teistmoodi, aga need telgi loojad või disainerid olid teisiti mõelnud. Mis see oli? Katte tõmbasime teistpidi peale esialgu. Arvasime, et käib ühtepidi, aga tegelikult tuli välja, et käib teistpidi. Sest allpool pidi naksudega või nende nagadega, kribadega, takjapaelaga kinnitama selle toru külge ja sai kiirelt siis ümber muudetud. Ja. Et korraks oli siuke peataolek. Nii, aga kas sa võid praegu tuvastada, et kust algas kõigil see ühesugune mõtlemine, et just niimoodi tuleb see kate peale panna? No, eks me vaatasime seda kriba takjapaela ja Ja aga enne, kui üldse peale tõmmati, et miks üldse valepidi sai? Et kus see loogika peale? Tavaliselt on see, et õmblused on seespoole. Nagu, et õmbluste järgi vaatasime. Ja, et väljapoolt näeb ilusam välja. Jah, aga siin on vastupidi, sest et see on loogiline ka, et aga tegelikult vaata, kui sa vaatad praegu, õmblust ei ole üldse näha. Et see, mis siin õmbluses siin seespool on, see pole üldse nagu olulinegi. Aga nüüd jäi niimoodi, et nagu ilusam pool on nagu sees. See on huvitav küll, jah, et katust ja väljapoolt ka paistab ikkagi natukene. Aga kui kuskil laadal või kusagil on see telk püsti, eks ju, või kellegi suveõues. Meil on siin nagu õunapuu harjus, et me käime nagu rohkem sealt poolt, et tegelikult selle katest väga ei näe. Aga mina ei täheldanud erilist vahet ühel ja teisel poolel, et selle tõttu hakkasime ühtepidi tõmbama. Sina nagu märkasid, et peaks ümber keerama ja et see oli selline minul siuke küsimärgi koht. Jah. Aga praegu on ju väga ilus mõlemalt poolt. Ja kuna siin torud varjavad ära selle õmbluse, siis tegelikult see ei olegi üldse oluline. Ma vaatasin küll sealt ülevalt külgiterassi pealt. Aga ma ei vaadanud üldse seda, vaid ma jäin vaatama just seda, et kui ilus valge katus jäi sealt roheliste nende toidutaimede juurest paista. Õige, meil ju näeb otse katusele ülemisel tasandilt. Nii et palju mõttetasandeid, aga ikkagi see, et kui me oleme harjunud ühtepidi mõtlema, et väljastpoolt peab ilus olema, et seespoolt on vahupool, niimoodi mõtlesime siin ka, aga siis need disainerid olid mõelnud, et kui sa siin sees istud, et siis peaks olema niimoodi, aga tegelikult kui praegu siit ka väljast vaadata, siis ega see väga ei tuvasta. Ja sellel materjalil ei ole ka vahet, et kas on vahupool või üks pool või teine pool. Jah, seda ütleme me nüüd, kui me oleme selle telgi kokku pannud. Aga ikkagi, et mõtleme me niipidi või teisipidi, me peame alluma sellele, kuidas disainerid on mõelnud. Ja praegu on kõik väga hästi. Nii et selle ülesannetega olete ilusti hakkama saanud ja tegelikult tänase koolitunni gruppi oleme siis saanud Taevaste juhatusel niimoodi kokku panna, et endine esimene kobar, eks ole, Hypatia ja Juno, kellest siis praegu Hypatia mentori rollis ja Juno tuutori rollis, pidid kaasama täna siis algõppeõppuri Krista, kes on andnud samamoodi avalduse, et tahaks suvekooli õppima tulla. Et siis lihtsamalt öeldes Krista on koos teiste käealune ja õpib siis seda, mida võib-olla virtuaalses plaanis väga lihtne teha ei ole või teistest eemale. Aga praegu nüüd, kuidas tundub, kas vahe on väga suur võrreldes tuumikuga? No praegustes tegevustes küll ei ole sugugi vahet, aga
oleneb no võib-olla jah, nendes arvutis toimetamistes jah. Aga siin praktilistes tegevustes jah, ei ole. Nii et võime siis väita, et Krista, sinus on ka suurem osa just seda praktilist loomust, eks ole. Et oma kätega tegemine on sulle omasem kui see, mida peab tegema kas teooria põhjal või siis ka arvutis koostöös teistega. Nii, aga kool on alati õppimiseks ja küll on tore, et me siiski vaatamata sellele vihmasele suvekuule, mis siiani on olnud, saame oma tööd ikkagi jätkata ja ega siis suvekool ei tähenda, et ainult päike ja heinamaa, eks ole. Ja lihtsalt suve ajal ette võetud tegevused ka siis, kui ilm on tormine või tuuline, sest pigem on just neid olukordi vaja kogeda, kus tuleb ennast rohkem pingutada, kus ei ole väga mugav. Nii et täna on siis meil vett, nii et võiks taotleda seda, et laevuka läks merele ja meri tuli meie õuele. Põll tuli meie õuele, põllid